Täna lõikame köögi töötasapinnad mõõtu. Isegi paneelmajas on seinad nii viltu, et lõiked peabki tegema seda arvesse võttes. Sirgeid jooni on lõigata kõige mugavam lauasaega ja kuna töötasapinnad on rasked, siis kutsusin mehe appi. Külmkapp sai uue asukoha, seetõttu tuli selle uksed ümber tõsta, et parem oleks kasutada. Kui töötasapinnad paigas, siis tuleb sisse lõigata pliidi ja kraanikausi augud. Teibi peale on lihtsalt mõnusam joonistada ja kirjutada, et sellepärast mul need sinna töötasapinna peale on tõmmatudki. Ja edasi saagima. Et kõigepealt puurin nurkadesse augud sisse, et siis saab saetera ilusti sisse lükata kohe. Ja edasi siis valamu auk. Kõigepealt mõõdan ja samamoodi siis saen augu sisse. Kõik saetud servad teen üle sanitaarsilikoniga. Siis ei pea kartma, et kui natukene vett sinna kuskile valamu vahele läheb, et kohe siis töötasapind rikutud saab. Mulle tundub kõige mugavam seda sõrmega lihtsalt laiali ajades teha. Enne kui valamu lõplikult oma auku panen, teen servad veel silikoniga, et ka servade alla jääks natukene seda. Edasi jälle elektritööde juurde. Kontroll, et kõik voolud väljas oleks. Siin on mu piiksu. See ei piiksu seekord, see tähendab, et voolu pole. Siia siis ühendan elektripliidi ja ahju. Nüüd ahi paika. Ahju ja pliiti ma uusi ei ostnud, et need on need samad, mis ennegi korteris olid. Edasi torutöödega. Komplektis olnud survevoolikud on liiga lühikesed, nii et need ma teen siis teinekord. Valamu äravool ja kanalisatsioon. See on paras Lego tegelikult. Kanalisatsioonitorud on ka need, mis olid enne, aga need jäävad natukene pikaks, nii et seda halli toru ma lõikan tegelikult lühemaks. Nii, nüüd ka need tehtud ja valmis. Saab järgmiseid tööid hakata tegema.